Ja tere taas! Oleme jõudnud siis 4. ülesandeni. Vaatame, kuidas see käib. Et meil on siin mingisugune jada üldliige. Ehk siis, kuidas me üldliiget sümboliseerisime, kuna üldliige lubas meil leida, mis iganes me soovime, siis me sümboliseerisimegi teda AN-iga. AN võrdub mis asi? 2n pluss 3 jagatud n pluss 1. Nii, see on meil mingisugune üldliige. Ja mida meilt küsitakse? Meilt küsitakse, et mitmes liige jadas on 205. Mitmes liige ta on? No, ja kuidas me seda teeme? Kuidas me seda teada saame? No, meil on öeldud, et mingi liige jadas on 2,05. No, kui meid huvitab, mitmes liige ta on, siis kuidas me seda saame? Mida me teada tahame? No, loomulikult eelmises ülesandes me rääkisime sellest, et see mitmes liige meil on, kuidas me seda tähistame, see on ju meil n. N ongi see, et mitmes liige ta on. Kui n on 1, siis meil on esimene liige, kui n on 2, siis on teine liige ja nii edasi. Ehk siis sisuliselt n-i meie otsime. No, aga meil on üks asi veel teada. Meile on ju tegelikult mingisugune asi antud. Meil on antud AN. Meil on ju öeldud, et AN, ehk siis mingisugune suvaline liige, mille n-i me ei tea, on võrdne sellise asjaga nagu 2,05. Meie AN ongi 2,05, mis tähendab, et kuna üldliige on see jama siin, siis tegelikult meie võimegi selle AN-i asemele kirjutada väga lihtsalt 2,05. No ja näete, nüüd hakkab juba täitsa looma. Nüüd tuleb meil lihtsalt see ära lahendada. No, kuidas me teeme seda? Teeme sellist toredat ristkorrutist. Võib ka teistmoodi, aga noh, teeme ristkorrutist, see on hästi põnev. Mis me selleks peame tegema? No, need korrutame oma vahel ja mis siin all on, tegelikult siin ei ole mitte midagi. Siin on 2,05 nii-öelda ühendikku. Ehk siis sisuliselt ei ole mitte midagi. Ja selle korrutame loomulikult sellega. Ehk siis vaatame. No 2,05 korda n on meil loomulikult 2,05. 2,05 korda 1 on loomulikult 2,05. Üks asi jäi vahelt ära. 2,05 korda n on loomulikult 2,05 n-i. Nüüd on meil korrektne. Ja mis meil edasi on? No, see 2n plus 3 korda mitte midagi, no mitte midagi, korda 1 on loomulikult 2n plus 3. No, mis me nüüd teeme? Meie lihtsustame. Ehk siis, n-id viime siia poole, arvud viime siia poole. No, 2,05 n-i miinus 2n-i, mis me saame? Meie saame 0,05 n-i ja 3 miinus 2,05, mis me saame? See on mingi jama, no ma igaks juks kontrollin, ma ei taha teile päris jama ka öelda. Nii, 2,05. Ja, ehk siis teisel pool meil on selline asi nagu 0,95. Ja kuna endiselt meilt huvitab palju see n on, siis loomulikult, no, jagame mõlemad pooled läbi sellega, mis meil n-i ees on, ehk 0,05. Ja kui meie seda teeme, ehk jagame 0,95 0,05 läbi, ohoh, ma loodan, et mul on aken veel lahti, kohe vaatame. Näed, kõik on korras. Ehk siis, kui me selle jagamistehte ära teeme, saame, et vastus on 19. And that's it.